Ma ei viitsi on lihtne fraas, mis peegeldab passiivsust ja initsiatiivi puudumist. See lühike lause on tegelikult palju enamat kui lihtsalt keeldumine. See on märk sellest, kuidas inimesed loobuvad võimalustest ja annavad alla enne, kui nad on üldse proovinud. Ma ei viitsi on fraas, mis võib märkamatult muutuda elustiiliks, mis hävitab unistusi ja takistab isiklikku arengut. Inimese loomuses on unistada ja seada eesmärke. Unistused on sageli need, mis annavad elule suuna ja tähenduse. Need inspireerivad meid püüdlema parema tuleviku poole ja ületama takistusi. Kuid sageli seisame silmitsi väljakutsetega, mis nõuavad pingutust, aega ja pühendumust. Just sel hetkel, kui seisame silmitsi raskustega, muutub ma ei viitsi ohtlikuks. See fraas annab meile mugava väljapääsu ja võimaluse loobuda, selle asemel, et jätkata pingutamist ja leida lahendusi. Ma ei viitsi võib olla ohtlik mitmel tasandil. Esiteks, see takistab meid avastamast meie tegelikku potentsiaali. Inimesed, kes kasutavad seda fraasi, võivad kaotada võimalusi, mis oleksid võinud viia suurepäraste saavutusteni. Unistuste täitumine nõuab järjekindlust ja pühendumust, kuid ma ei viitsi murendab selle järjekindluse ja loob takistusi, mida poleks olnud vaja ületada. Teiseks, ma ei viitsi võib mõjutada meie enesehinnangut ja motivatsiooni. Kui loobume pidevalt väljakutsetest ja mugandume laiskusega, hakkame kahtlema oma võimetes ja väärtuses. See võib viia madalama enesehinnangu ja vähese motivatsioonini, mis omakorda mõjutab meie üldist heaolu ja elukvaliteeti. Ma ei viitsi muutub jälle oluliseks. Kolmandaks, ma ei viitsi võib mõjutada ka meie suhteid teistega. Kui loobume koostööst ja vastutuse võtmisest, jätame mulje, et me ei hooli ega väärtusta teisi. See võib kahjustada meie suhteid pere, sõprade ja kolleegidega. Pikaajalises plaanis võib see viia isolatsiooni ja üksinduseni. Kuidas siis võidelda ma ei viitsi mentaliteediga? Esiteks on oluline teadvustada, et see fraas on lihtsalt harjumus, mida saab muuta. Võtmesõna on siin teadlikkus. Kui tabame end ütlemas ma ei viitsi, peaksime peatuma ja mõtlema, miks me nii tunneme. Kas see on tõesti väsimus või on see pigem hirm ebaõnnestumise ees? Tihti on ma ei viitsi lihtsalt kaitsemehhanism, mis hoiab meid turvatsoonis. Teiseks on kasulik seada väikeseid ja saavutatavaid eesmärke. Suured unistused võivad tunduda hirmutavad ja üle jõu käivad, kuid neid saab jaotada väiksemateks sammudeks. Iga väikese eesmärgi saavutamine annab meile enesekindlust ja motivatsiooni jätkata. Ma ei viitsi muutub ebaoluliseks. Kolmandaks on oluline leida endale tugi ja inspiratsioon. Ümbritse end inimestega, kes sind toetavad ja julgustavad. Loe edulugusid ja elulugusid ning ammuta inspiratsiooni nendelt, kes on saavutanud suuri asju. Mäletagem, et isegi kõige edukamad inimesed on pidanud ületama raskusi ja väljakutseid. Kokkuvõttes võib öelda, et ma ei viitsi on üks suurimaid takistusi unistuste täitumisele. See fraas võib tunduda süütu, kuid sellel on sügavad tagajärjed meie elule ja tulevikule. Oluline on teadvustada selle mõju ja astuda samme, et ületada passiivsust ja laiskust. Meie unistused väärivad pühendumist ja pingutust, sest just nende poole püüdlemine annab elule tõelise tähenduse ja väärtuse. Aitäh ja peatse kuulmiseni!